Kuidas me siis tavaliselt sisearhitektidega koos viimistlusvalikuid teeme? See on keeruline küsimus, iga pere teeb oma äranägemise järgi, aga on mõned näpunäited, millest võib lähtuda. Seinaviimistluse valikul soovitame läbi mõelda tegelikult kogu see tervik, mis sinna koju tuleb. Valged seinad toimivad hästi, aga toonitud seinad on ikkagi ubasemad. Livenis tavaliselt seina värvimisel lähtume sellest põhimõttest, et üles loe alla ei jääks triipu. Seda nimetatakse maalritriibuks. Me oleme sellest triibust loobunud, et värv saaks jätkuda seina pealt lakke. Seintel on võimalik siis kasutada ühtlaselt ühte tooni, nagu selles kodus on näha. Aga tegelikult on võimalik ka kasutada dekoorseina põhimõtet. Ja dekoorseina puhul me nüüd tavaliselt soovitame, et see ei lõpeks välisnurgas. Kui dekoorsein lõpeb sisenurgas, siis ei teki olukorda, kus see välisnurk sulle silma alla jääb ja see värvi mingisugune väike ebatäpsus häirima jääb. Isegi kui kogu korter jätta valgete seintega, siis tegelikult on mõttekoht, et äkki eraldiseisev tualettruum või ka majapidamine, panipaik toonida natukene, sest et valged seinad määrduvad kõige enam. Kui on kerge beež või hall toon antud, siis viimistlus tegelikult püsib kauem värskena.